ja küll hakkame pihta siis. Ega need ülesanded, mis ma võtan, need on jälle kuskilt ajust võetud. Ehk siis ülesanne on selline, et meil on mingid funktsioonid. Sa pead leidma katkevuskohad, kui need on olemas. Ja siis üritame määrata, mis toimub nende katkevuskohtade ümbruses. No need funktsioonid ma võtan siit samad leheküljed, meil lehekülg 89 õpikust on siin. Need piirväärtused erinevad, võtan need samad sealt suvalisi siit. Näiteks esimene funktsioon on selline. Nii, selline funktsioon ja siis sa pead määrama ära, kus ta katkeb. Ehk siis katkevuskoht oli siis see x-i väärtus, mille korral ei saa arvutada. Antud juhul on see siis mis ta siis on? Ta on meil jah. Nii, lahendus. Kõigepealt leiame siis, mis me leiame, katkevuskohad, jah. Leiame katkevuskohad. No ma ütlen mitmuses, aga ta alati ei pruugi olla mitmuses. Leiame katkevuskohad. Ja siis, mis te siin mässate nüüd? Kas on keegi siit, kes ei kuule ja ei näe mitte midagi? On meil selliseid või? Täna see Discord siin teeb igast trikke tükke. Nii, katkevuskoht. Kuna meil mingit tähist ei ole selle kohta, siis ma panen lihtsalt selle sõna katkevuskoht ette igale poole, kui ma hakkan katkevuskohti leidma. Nii, antud juhul siis, millal y-t arvutada ei saa selle funktsiooni puhul, on siis, kui x on 0. Nii. Et siin, kui mäletad veel, siin oli funktsiooni pidevus, oli ka üks mõiste kunagi, mis me vaatasime see sama teema raames, aga ma ei mäleta, et ma oleks selle teile töösse pannud, vist minu arust ei pannud, et ongi ainult see aga kas -1 ei või olla või? Katkevuskoht või? Jah. Katkevuskoht saab olla selline ainult siis, mille puhul arvutada ei saa, aga -1 puhul saab arvutada küll ju. Aga lugeja tuleb ju 0 siis või tule või? Tuleb. Siis ei saa ju arvutada. Saab. Vastus on 0. Jah, okei. Aga kui paned 0, siis mis siis tuleb? 1 jagada 0-ga, jah, seda ei saa arvutada, eks. Vastus puudub. Et seda me otsime selliseid punkte, jah, kus tekivad siuksed asjad. Nii. Nii, tore on. See on see katkevuskoht. Aga nüüd uurime, mida ta siis teeb, see funktsioon, selle katkevuskoha ümbruses. Mida see graafik teeb? Kas ta läheb lõpmatusse või ta läheneb mingile arvule, kas seal toimub hüpe või mis sellest punktist toimub? Või sellel kohal? Ja selleks on vaja leida ühepoolseid piirväärtuseid. Kõigepealt siis, kui x läheneb 0-le vasakult, vaatame, mida see funktsioon teeb. Ja teine siis, kui x läheneb 0-le
paremalt, vaatame, mis siis juhtub. Nii. Nüüd, kui ma lähenen nullile vasakult, siis see arvud, mida ma siia x asemele panen, on siis hästi pisikesed negatiivsed arvud, eks. Nii, kuna siin on x pluss 1, siis see, kui x on hästi pisike negatiivne arv, siis ta ühest suuremaks ei lähe, ehk siis ülesse ei teki negatiivset arvu ja alla ka ei teki, siis see läheb ruutu kogu aeg. Nii, ehk siis kui x läheneb nullile vasakult, siis ülesse tuleb 1 ja alla tuleb ilgelt väike arv ja arvu 1 jagan ilgelt väikse arvuga, see on pluss lõpmatus. Eks ole, siin võid proovida, kui tahad, paned selle nii nagu me tegime. Et paned x-i asemele näiteks siis hästi väikse negatiivse arvu. Ja arvutad välja, mis see tuleb. Kui vastus tuleb ilgelt suur, palju nulle siin on nüüd. Kui vastus tuleb ilgelt suur, siis on hästi kõik. Siis ta läheneb lõpmatusele, jah. Kui vastus tuleb näiteks mingi 1,7 või mida hakkab tulema mingisugune pisik arv, isegi kui me paneme hästi nullilähedased arve, siis on midagi muud, ehk siis ei ole lõpmatus, vastus ei saa olla lõpmatus, et see vastus peab tulema ilgelt suur siin, siis ta on lõpmatus. Aga kui tuleb mingi muu arv, siis tegelikult need funktsioonid näevad teistsugused välja, et see antud funktsiooni puhul ei saa tulla seda, et tuleb mingi muu arv, vaid talle lähebki plahvatab, läheb lõpmatusse. Nii. Paremale lähenen nullilt, nüüd on kõik on positiivsed, hästi pisikesed positiivsed arvud, ülesse tuleb 1, lugeja läheneb 1, eks see läheneb 1, kui x läheneb nullile paremalt. All läheneb nullile, ehk siis 1 jagan nulliga, ehk 1 jagan ilgelt väikse arvuga on ka pluss lõpmatus. Nii. Ja mis tüüpi katkevusega tegemist on siis? Panen katkevuse tüübi eskiis, et ma ei muretse praegu selle pärast, milline see graafik täpselt välja näeb, vaid ma lihtsalt teen endale siia eskiisi, et millist tüüpi see katkevus on. Nii, 0 on see katkevuskoht siin. Nii, tegelikult siin on 0 koht ka olemas, et ühest toredast kohast siit läbib seda x-telge, eks. Aga sa ei pea seda teadma. Te muidugi olete nii targad, et te teate, et ta läheb siit x-teljel läheb -1 läbi. Siis sa võid selle lisainfo siia lisada, aga kuna ta on eskiis, käsijoonis, eks, siis ei ole täpsusele pole oluline, kui täpne see joonis sul on. Et siit ta läheb, kui x läheb nullile paremalt vasakult, see peab minema pluss lõpmatusse ja paremalt poolt, kui ta nüüd läheneb paremal pool ta ei lõika x-telge. Ta teeb midagi muud siin. Peab minema niimoodi. See on eskiis, jah. Ehk siis mõlemad otsad lähevad üles lõpmatusse siit. Kui tahad muidugi päris graafikut näha, siis pead tegema GeoGebra lahti. Ei hakka seda praegu siin tegema. Saan siin teise arvuti peal. Saan kontrollida, palju ma mööda panin graafikuga. Kas sa tööstad ka neid eskiise või? No võiks ju teha, oleks ju tore. Oleks tore. Ei ole vaja. Minu ise pead aru saama, mis siin toimub selles mõttes, et seda infot on sul vaja hiljem. Ütleme nii. Aga kui ta praegu juba selgeks saaks... Nii, et väga ei saa aru. Ei saanud aru, mis juhtus või? No selle eskiisi puhul küll ei saanud aru, jah.
et miks ta selline on või? jah , Miks ei saanud siis? ma ei tea . No kui ta vastus on lõpmatuseks. Ehk siis see valem siis jah, see valem. See arvutab meil y-id. Ehk y läheb lõpmata suureks. Ehk kui x-i väärtusi, kui sa hakkad võtma x-i väärtusi siin, lähed nullile lähemale, vasakult poolt lähened, siis y läheb kuhu? Y läheb pluss lõpmatusse. sellest ma sain aru , aga ma ei saanud sellest , miks ta sul hakkab negatiivsest ja , või miks ta lõpeb sul seal ja . Miks ta -1 läbi läheb või? jah , No -1 läheb läbi sellepärast, mis sa enne ütlesid, see lugeja on 0 millal, siis kui x on -1, eks? On või? Ehk siis see on tema 0 koht, see on see, kus ta x-telge lõikab. X-telje lõikepunkt on ju see punkt, kus y on 0. Me arvutasime välja ka sinna, x on -1, y tuli 0. Et sellepärast ta läheb siit läbi. ja siis sellepärast jälle teisel pool polegi seda 0 kohta või ? okei . Siis kui x on positiivne hästi väike arv, siis ta ei lähe nulliks kunagi. Ta ongi selline imelik kõverik. Ma siit vaatasin ka sellest imelisest. Ta tegelikult teeb veel, seda sa ei pea, ma räägin, sa ei pea teadma seda, tegelikult ta teeb väikse jõnksu veel siin. Tal on tegelikult veel üks miinimumpunkt siin ja siis ta läheneb ikkagi nullile siit. Aga see on hästi väike nõks, mis ta siia teeb. Aga me ei tea, et see siin on. Et sellepärast ta tundub nagu imelik ebasümmeetriline, eks. Muidu need otsad, need teised otsad, mis siit lähevad, peaksid ka nagu samasse kohta viima, aga praegu tundub, et see läheb nagu alla siit, eks kuskil lõpuks jõuab hästi alla, aga see ei lähe nullist edasi. Ma räägin, need on detailid, neid ei pea. Peas, et sa selle kaare teed õigele poole, kui nad on pluss lõpatus, siis need kaared lähevad üles lihtsalt, see ongi kõik. Ja 0 on siis, kui x on 0, siis see on see telg siin, see on see katkevustelg, nii öelda, see on siin. See on see, millele need mustad jooned lähevad nii lähedale, kui nad saavad minna. Siit lähevad, kasvavad hästi lähedale. Lõpuks on nii lähedal, et me ei näe, me ei erista enam punast ega musta joont. Aga kui sisse zoomid, siis eristame. Siin on ka vahe on hästi väike, eks, kui ma lähen ilgelt lähedale. Ja siis see vahe, ma hakkan seda vahe paremini nägema. Okei, lõbus või? Ehk siis kõik need katkevusfunktsioonid, mida me vaatame, üldjuhul nad näevad välja nagu hüperboolid, sest siin on mingi jagatis. Mingit x-iga valemit, mingit on jagatud teise x-iga. Siis ta on tavaliselt siukse hüperbooli taoline loom. Okei, see oli esimene funktsioon, vaatame teist funktsiooni. Võtame näiteks sellise. Selline näiteks. Siin pead leidma ka katkevuskohad. Kas keegi... Jah, lahendus oli ka vaja kirjutada. Okei. Nii hakkame lahendama, kõik on hästi. Kirjutame siia, et esimene samm, esimene samm oli katkevuskohad, teine samm oli ühepoolsed piirväärtused. Nii, leiame katkevuskohad. Nii. Sellise funktsiooni puhul, kas siin on üldse võimalik, et mõni x, mis sa paned sinna asemel, et ei sobi või? Ei ole võimalik. Miks siis ei ole? No sest, et 6 on seal niikuinii kogu aeg.
ja on. kas 0 sobib ka siis? ja katkevuskohti ei ole, sest X ei ole seal nimetajas. jah, sest X ei ole nimetajas, võib ju nii kirjutada ju, ei või või? Võib ju küll. See ei ole kõige teaduslikum lause, aga te ei olegi teadlased ju. Te peate kirjutama nii, et saate ise aru. Nii, katkevuskohti ei ole jah, sest X ei ole nimetajas, nii võib öelda küll. Sest siis ei teki mingit nulliga jagamist, ainuke võimalus, kus tekib mingi jama on ju see, et jagad nulliga, eks. Meil muid variante me ei vaatagi teiega tegelikult. Eriti. Nii, siin ei tekkinud seda. Katkevuskohti leida ei saa, mingid ühepoolsed piirväärtusi mul arvutada ei ole vaja, sest ei ole mida uurida, noh. Okei, 3. Et võib juhtuda ka sellised, jah, nagu praegu siin, kus ei toimugi midagi põnevat. No 3. funktsioon Y võrdub X kuup 2 miinus X ruut. Nii. Ülesande tekst, paneks selle ka siia ikka siis, no jah, okei. Muidu on see, et mida me siin lahendame. Okei, vahet ei ole, siin on ülesande tekst, on siin üleval olemas. Hea küll. Ära pane tähele, mul vahepeal läheb, aju tõmbab kookonisse ära. Nii, hakkame lahendama siis. Ja jääme katkevuskohad. Praegu panengi mitmuses, miks? Mis jama siin on nimetajas, mis arvud siia nimetajasse ei sobi? Ruutjuur 2. Ruutjuur 2 ei sobi? Sobi ju. Ei sobi, jah. Mis veel ei sobi? Miinusega ka ei sobi. Nii, ja kui tahad nüüd pidulikult seda leida neid, kui sa muidu praegu leidsime peast, eks. Et siis paned nimetaja võrduma nulliga, lahendad selle võrrandi ära. Nii, ja nüüd kui võtan ruut juuresid, siis saangi, et x1 on ruutjuur 2 ja x2 on miinus ruutjuur 2. Okei, meil on katkevuskohti on 2 tükki, mis tähendab siis seda, et meil on vaja ühepoolseid piirväärtusi leida 4 tükki. Alguses siis uurime ühte katkevust ja siis teist. Mõtlen siit need ümarad sulud ära, sest muidu läheb selle ülesande alguses on ka ümarsulg, et siis läheb vastuollu meil see elu siin. Nii, ehk siis ühepoolsed piirväärtused, jah. Kõigepealt võtame ette siis ruutjuur 2 näiteks. No siin peaks olema suur täht kohati. Okei, vahet ei ole. Leiame
kui x1 on ruuter 2. või siis, et leiame ühepoolsed piirväärtused x1 või ruuter 2. mis see hea sõna oleks siia lõppu nüüd? puhul, väga hea, ilus eesti keel. Nii, 2 piirväärtust siis. Vaja leida. Kõigepealt läheneme siis ruutjuurd 2-le vasakult. Siia paneme selle valemi, mis see valem oli. Nii, siin on küll see... ei, siin ei ole nulliga määramatust. Siin on... üles jääb ka ruutur 2 astmes 3, eks? Mis on mis iganes arv. Ja alla tuleb 0, eks nii. Nüüd kui vasakult poolt läheneda... vasakult poolt siis x ruut on... väiksem kui 2, eks. Kui läheneda... see parempoolne tekst, mis on siia teen kogu aeg, see on tegelikult mustandisse läheb. Kui läheneda ruutur 2-le vasakult, siis kui läheneda ruutur 2-le kääname sümbolid, siis on hea. Siis on kõik eesti keel on õnnelik. Tegelikult ei ole, aga ikka juhtub. Kui läheneda ruutur 2-le vasakult, siis see x ruut, jah, x ruut on väiksem kui 2. On nii või? Nüüd see ruut on, eks jah, sest ma panen siia ruutur 2-st natuke väiksema arvu vasakult poolt tulles, siis ta on ruutur 2-st väiksem arv. Ta on positiivne küll, eks, aga ta on väiksem. Võtan selle ruutu ja siis saan arvu, mis on 2-st väiksem, ehk siis miks ma seda jauran, siis see lahutamistehe siin on positiivne, kui ma lähenen vasakult, eks. Õnneks. Näiteks kui võtta, mis me võime võtta seal. Palju see ruutur 2 oli? 1,4 või? Ruutur 2... 1,41, jah. Näiteks võtamegi 1,4 näiteks. 1,4 võtad ruutu, siis see on ju 1,96, see on väiksem 2-st. Ehk siis see lahutamistehe siin all, see tuleb 0 küll, eks. Tuleb 0 lõpuks, kui sa lähed ruutur 2-le vasakult hästi lähedale. Aga see lahutamistehe on positiivne, eks. Ja üleval on ka positiivne, sest ruutur 2 on positiivne. Ehk siis positiivse arvu jagan ilgelt väikse positiivse arvuga saan siis pluss lõpmatus. Nii, ja teiselt poolt, kui tuled teiselt poolt, siis paremalt poolt lähenen, jah. No näiteks võtan nüüd, ta oli, vaata, mis ta oli siis 1, täitsa haige värk, 1,41 oli, kui ma tulen paremalt poolt, näiteks võtame siis 1,4, no 1,42 näiteks, vahet ei ole.
võtan 1,42, kui ma võtan selle ruutu 1,42, siis ta on 2,0164, ta on 2 natukene suurem. Ehk siis see x ruut tuleb 2 suurem. No ma kirjutan siia ka siis. Kui läheneda ruutur 2-le, jah, paremalt, siis kui läheneda ruutur 2-le paremalt, siis x ruut tuleb suurem kui 2. Ehk siis see nimetaja muutub negatiivseks, mis tähendab seda, et lugeja on endiselt positiivne, see ei muutugi, kuna ruutur 2 ise on positiivne. Mõlemal pool ruutur 2, kui elad, siis sa oled alati positiivne, mis arv on positiivne. Ehk siis nüüd ma mingi arvu, milleks on ruutur 2 astmes 3, mingisugune tore arv, selle jagan nüüd hästi pisikese negatiivse arvuga, kus ma saan miinuslõpmatus. Nii. See on siis see, mis juhtub, kui me vaatame ruutur 2. Nii, kuidas on selle teisega, siis leiame ühepoolsed piirväärtused. Kas mõlemad ei ole siis need lõpmatused positiivsed? Ei ole, jah. Tegin väikse vea siin, x1 läheneb ruutur 2-le, jah. See on see piirprotsess, mitte ta ei ole nii võrdu sellega. Siin ka. Et miks need märgid erinevad tulid siis, Kokter? Kuidas sa aru said? Ma ei tea, sa nii ütlesid, nii ma saingi aru, jah. Et kui lähenesid ruutur 2-le paremalt, näiteks sa võtad arvu 1,5, siis võtad ruutu sellest ja tuleb suurem kui 2 on nii või? Jah. Ehk siis 2 miinus 2 suurem arv, vastus on alati negatiivne. Negatiivne, jah. Ükskõik kui lähedale ma lähen ruutur 2-le paremalt poolt, siis see jääb alati negatiivseks, sest kui ma võtan täpselt ruutur 2, siis ta on 0 ja kui ma võtan väiksema kui ruutur 2, siis ta on ju positiivne. Aga paremalt pool lähenedes arv telje peal, kui vaatad, siin on ruutur 2. Ma lähenen talle paremalt poolt, võtan siit väärtusi, mis lähevad ruutur 2-le aina lähemale ja lähemale. Paremalt poolt siis ükski väärtus siin paremal. Kõik need väärtused, mis ma siit paremalt võtan, on suuremad kui ruutur 2, eks. Ehk siis see nimetaja on siin kogu aeg negatiivne. Nii, ja siis mul tekibki, et ma üleval jagan mingi arv, lõplik arv üleval, mis tekib x kuubis. X asemel on ruutur 2. Selle arvu, lõpliku arvu, see võib olla ka 1 või 7, ükskõik mis arv ta on, eks. Selle jagan hästi pisikese negatiivse arvuga, kes vastus on miinuslõpmatus. Sellise katse, et ma ei tea, 1 jagatud miinus 0, ei, antud juhul ei ole 0, on ikka 0, jah, kui lahutad ära 2 miinus see, siis tuleb 0, midagi. Panen siia hästi palju 0, hästi pisike negatiivne arv, siis vastus tuleb ilgelt suur negatiivne arv, jah. See on miljon. Eks, siuke lugu. Kuna see alumine arv on miinusega, siis ta läheb nagu miinustesse, kasvab miinustesse. Ja teisel pool on vastupidi, eks. Kui ma tulen vasakult poolt, siis see x ruut see siin on kogu aeg 2 väiksem, ehk siis see tehe on kogu aeg positiivne. Siis ma jagan 2 positiivset arvu ja siis tuleb pluss lõpmatus. Aga kas see miinusmärk seal juure ees ei muuda seal nimetajas märki või? Et see, kas siin on miinus ees või mitte või? Jah. Kuna ta läheb ruutu, siis see miinus tegelikult ei mängi rolli, eks.
no jaa, õnneks. Ehk siis tegelikult siin ma ei pea midagi mõtlema, vaid vastused on täpselt samad. Kui ma lähenen vasakult, on pluss lõpmatus, kui ma lähenen või vasakult, jah. Oota. Ei oota. Rahu. Mõtleme natuke. üle ju, see on ikka miinus ju. Nii või? Mida? Kui seal üleval on kuubis, issand, siis on ikka miinus ju. Õige, jah, seda ma ei arvestanud. Just nii. Näe, kui tore, kui on targad inimesed igal pool. Ja nüüd me peame arvestama seda, jah, et üleval see x-kuup jääb negatiivseks. Kogu aeg on negatiivne, eks. Mis teeb siis seda, et ta muudab meil need vastupidiseks, vist ma saan aru nüüd. Et kui ma lähenen -√2 vasakult, siis ma võtan arve, mis on -√2 väiksemad, ehk siis rohkem miinustes, eks. Nii, ja selle tõttu on see nimetaja on positiivne arv, pisike positiivne arv, aga lugeja on kogu aeg negatiivne, ehk siis ikkagi tuleb miinuslõpmatus siia. Vastupidiselt eelmisega, ehk eelmises oli, et lähenesime vasakult, saime plusslõpmatuse, lähenesime paremalt, saime miinuslõpmatuse, siin on nüüd vastupidi. Ja nüüd, kui ma lähenen -√2 paremalt, siis nimetaja on negatiivne, nii nagu ennegi oli. Negatiivne, aga lugeja on ka negatiivne, eks see ei muutugi. 2 negatiivset jagan, saan positiivse. See on siuke lugu, jah. On see ok praegu või? Enam-vähem seeditav või? Sest nüüd hakkame pilti tegema. Milline see eskiis veel välja näeb siis? Et mul on siin 2 katkevustelge, üks on siis, kui x on -√2, teine on, kui on +√2, nii. Teen need siia, need teljed teen punaseks, sest need on need, kuhu see funktsiooni graafik hakkab lähenema. Nii, 0 koht on ka olemas. Lugeja on 0, siis kui x on 0, eks. Ehk kui see graafik siin kuskil liigub, siis ta läheb siit keskelt läbi. Mis tähendab siis seda, et kui ma nüüd hakkan vaatama, et ma tulen, ma võtan selle enne, selle -√2 võtan enne, hakkan vasakult tulema, siit hakkan tulema. Miks ma siin miinuspoole peal istun? No sellepärast, et ta peab minema siit miinuslõpmatusse, eks. Aga ta ei saa, must joon ei saa x-telge läbida, sest see 0 koht ei ole tal siin. Kui x on näiteks -√2 väiksem, näiteks siin on mingi -7 näiteks, siis selliste arvude puhul see murd 0 ei saa olla. Ta saab 0 olla ainult siis, kui lugeja on 0, muid variante ei ole. Ehk siis siin see esimene kaar peab olema allpool x-telge. Nii, nüüd kui ma olen siin keskel, et nüüd on põnev. Et kui ma lähenen -√2 paremalt, siis ta läheb plusslõpmatusse, jah, siit niimoodi. Läheb plusslõpmatusse. Siin on 0 koht, siis ta läheb läbi ja √2 lähenen vasakult, siis ta läheb uuesti plusslõpmatusse. No siis ta puutub siin ja läheb siit uuesti üles. Nii, ja kui lähenen paremalt √2, siis ta läheb siia alla. Selline pilt. Kui sa nüüd näiteks, no ütleme, et töös ma ei öelnud sulle, et no see on eskiis, eks sa ei tee, see ei ole täpne joonis selles mõttes, et kui sa tegid näiteks nüüd,
tegid niimoodi, et sul on 2 nullkohta, mida tegelikult ei ole, siis see on savi. Seda ma ei vaata. Ma vaatan seda, et sa paneksid õigesti need katkevuskohad. Aga noh, harjutamise mõttes on hea, kui sa neid nullkohtade asju ka järgid, et kus need nullkohad tal on. Oota, mille järgi sa võtad neid nullkohti? Selle järgi, millal lugeja 0 on. Okei. Lugeja on 0 siis, kui x on 0, eks. Mm. Ja kuna ta peab mõlemalt poolt siit minema ülesse, noh, siis ei ole muud varianti, kui ta ongi nagu parapool, eks ta põrkab üles tagasi. Sest kui ma -ruutur 2 lähenen paremalt lähenen, siis y peab minema üles, eks. Ja kui ma lähenen tavalise ruutur 2 vasakult, siis see peab ka minema üles. Noh, järelikult siis on siuke nagu paraboolilaadne joon. Okei. Küsimusi on või? Tahab keegi Eesti raadiosse ühe küsimuse esitada? Kas soovilugu saab? Mis lugu tahad? Ma ei tea. Võtta mingi tätte lugu ja hakka laulma. Okei. Aga seda siis kaadri taga. No teeme nii. Teeme nii.